Elektriautode omanike üks suur mure on olnud laadimisvõimekuse kasutamise piirangud, milles siis? Selleks, et erinevates piirkondades laadida, tuleb omada erinevate teenusepakkujate rakendusi. Miks see ei võiks olla lihtne? Lihtsalt maksad, kui soovid näiteks kaardiga. See on aastaid nii olnud, et laadijatel ei ole olnud kaardimakseterminali ja laadimise eest on siis olnud ainukene võimalus maksta äpiga. Isegi käinud Euroopas 2 korral ja mul on vist äppe kokku seal alla 30 erinevaid. Et terminal on nüüd siis esimene tanklakett ja laadimisteenuse osutaja, kes on ära teinud selle, et üle Eesti kõikides kiirlaadijates on meil siis kaardimakseterminal. Piisab nii nagu kütuse eest maksmisel, lähed tanklasse või lähed laadijasse, paned pangakaardi terminali ja maksadki pangakaardiga. Et see on tegelikult isegi kohustuslik. Nüüd eelmise aasta aprillist jõustus alternatiivkütuste taristu määrus, mis kohustas kõiki üle Euroopa laadimisteenuse operaatoreid paigaldama uutele laadijatele kaardimakseterminal. Eestis ei ole seda veel kõikidele paigaldatud, aga on ka üleminekuperiood, et see on siis nii-öelda kohustus, kui sa nüüd uut laadimisjaama rajad, peab olema pangakaardi makseterminal, aga ka üleminekuperiood seni paigaldatud laadijatele on nii, et 27. aastaks minu teada oli see, et tuleb paigaldada. Seega elu selgelt läheb lihtsamaks, vähemalt terminalis saab juba pangakaardiga maksta ja ei pea ühtegi äppi alla tõmbama. Kindlasti on suur bonus see, kui oled mõne teenusele pakkujale lojaalne. Näiteks miks peaks valima terminali Energia? Me küll võimaldame siin tegelikult klientidel, kes on registreeritud kliendid, saab ka viibata või sisestada ka ID-kaardi sinna ja siis sellisel juhul läheb soodustus ikkagi peale, et me identifitseerime kliendi ära ja vastavalt tema siis lojaalsustasemele, mis ta valinud, saab ta ikkagi oma soodustused kätte, aga kui klient tõesti ei ole registreeritud klient ja võtame turiste, siis ta maksabki avaliku tariifi ja kiirlaadijates on ta selline kuskil 40 sendi juures, meil on 41 senti kilovatt-tunde. On see enam-vähem praegu Eestis suhteliselt sama, see sama hind, mis on praegu välja? Ta on neid laadimisoperaatoreid, kelle tariif on kõrgem, on neid, kes teevad posti otsast soodustusi, aga ta enam-vähem ikkagi kiirlaadijas seal kuskil 40 sendi juures on. Ja need kliendid, kellel on kodulaadija ja ostavad elektriterminalist, nemad saavad oma koduse elektritariifi võtta teekonnale kaasa. Tänagi hind on 0, siis sa laedki 0 börsi hinnaga, millele lisandub võrgutasu ja väike preemia või marginaal, et me seda võimaldame. Seega ma hindan, et hetkel, kui me siin laadima paneme, see hind võiks tulla kuskil seal 10 senti kilovatt-tund. Ehk et 4 korda soodsam kui avalik tariif. Selleks, et võimalik soodustus selgeks teha, näitame seda lausa graafiliselt. Kuidas on siis võimalik vastu saada börsi hinna suurtele kõikumistele? Sinisega on börsi hinnad eurodes kilovatt-tunni kohta. Üleval kollasega on näidatud siis avalik laadimistariif kiirlaadijas 41 senti. Ta seal 40 sendi juures keskmiselt turul on. Ja see halljoon on siis hinnalagi nendele pro-paketiga klientidele, mis on siis avalik tariif miinus 15 senti, ehk et 41 senti miinus 15 senti on 26 senti. See on see hall triip. Et kui nüüd börsi hind peaks minema ma ei tea üles 1000 eurot megavatt-tund, siis klient ei maksa rohkem kui see halljoon. Aga hetkel me näeme, hind on 0, klient saab tegelikult päris suure võidu sellest, et ta saab koduse tariifi võtta teekonnale kaasa. Aga manipuleerime, ma nüüd muudan selle kella 7 hinna ära. Muudame aga börsihinna 1000 euroni megavatt-tunni eest, ehk siis 100 eurot kilovatt. Mis toimub? Ongi 1 euro kilovatt-tund. Ja avalik laadimise tariif on juba, eks ole, sellest soodsam, mis on. Aga põhiline asi on see, et kui me lubame kliendil võtta kodune elektritariif teekonnale kaasa, siis see põhipoint on siin see, et kui sa teekonnale lähed, sa ju ei mõtle selle peale, et nüüd sul on vaja sõita Tartusse, et nüüd valid kellaaja, et sa ei satuks laadijasse kell 7, eks ole. Sa oled oma valikutes ja sõidus vaba, sind ei huvita ju see, mis on börsi hind. Ja seetõttu me kaitsemegi selle halli joonega, on klient kaitstud, ehk et hinnalagi ja klient ei maksa seda kõrget tariifi. Teeme ka ühe katse laadimise, et olukorda paremini selgitada.
Me nüüd laadisime 3,43 kilovatt-tundi ja nii nagu me ennem näitasime, kujunes hinnaks 10 senti ehk et 0,1 eurot kilovatt-tund, mis siis avaliku tariifiga võrreldes, mis on 0,41, on 4 korda, isegi natukene rohkem kui 4 korda soodsam ja kogu maksumuseks kujunes meil siin praegult 0,35 eurot, aga laadisime ka vähe. Oluline on siis see, et see siin näitab, et kuidas me päriselt börsi hinnaga, nullhinnaga saime laadida, sinna lisandub siis võrgutasu pluss meie marginaal, ehk et klient saab 4 korda soodsamalt laadida. Usun, et sellest selgitusest on kasu. Elektriautode puhul annab see suure eelise, seega saab väga edukalt enda tarbimist terminali energialahenduse puhul kontrollida.